tere, Kristiina! Tere, Kadri! Meie räägime täna sinuga tööandja brändingust ja ma usun, et on üksjagu neid, kes mõtlevad oma peas, et huvitav aeg, sest me oleme harjunud ju tööandja brändingust rääkima siis, kui tööturg on kuum ja ettevõtted näevad kurja vaeva, et olla oma sihtgrupi jaoks atraktiivsed ja tuua organisatsiooni talente. Et täna on ju teine olukord, miks me sellest räägime? Tõepoolest, olukord on kardinaalselt muutunud, et me oleme kõik täna nii töötajate kui tööandjatena täiesti uues olukorras. Aga miks tööandja kuvand on täna oluline, on ikkagi seotud sellega, et kas need lubadused, mida me oleme võtnud, kehtivad meie töötajatele ka täna. Ja siin on ka see nüanss, et väga mitmed ettevõtted, organisatsioonid on täna sunnitud tegema suuri muutusi oma meeskondades. On inimesi, kes peavad lahkuma ja samas jääjad peavad kandma seda vastutust, et organisatsioon edasi saaks liikuda. Ja sellises olukorras ma arvan, need küsimused, et kuidas me tagame nendele võimalikult hea kogemuse selles uues olukorras, on väga olulised. Just, sest mõlemal juhul me ju räägime organisatsiooni saadikutest, nii nendest, kes jäävad, kui nendest, kes lahkuvad. Ja kui me vaatame täna enda ümber, siis me näeme, et juhid ja nende fookus on ju hästi selgelt seotud äri päästmisega ja siin on hästi oluline mõelda, et mis seisus on meie inimesed. Nii need, kes jäävad meiega ja aitavad meid sellest olukorrast läbi, kui ka need, kes peavad kahjuks lahkuma. Et kui me nüüd mõtleme näiteks nende lahkujate peale, et mis on nagu üks väga konkreetne soovitus sul juhtidele, organisatsioonidele, mis on see asi, mida sa saad ära teha täna, et ta lahkuks saadikuna organisatsioonist? Jaa, et see, et inimesed peavad organisatsioonist lahkuma, on kindlasti keeruline nii tööandja kui selle inimese jaoks. Ja võib-olla, et see meeskonnaliige, kellega me peame lahku minema, on väga kaua meie juures olnud ning see, et ta peab tööturul täna ringi vaatama, on tema jaoks väga uus olukord. Et siinkohal jah, eelkõige on oluline inimlikult toetada, aga teisest küljest saab aidata ka kokku panna uued CV näiteks. Just, väga praktiliselt tulevikku vaatavad tegevused, mis puudutab tööturgu, uusi võimalusi, karjääri, et seda kõike saab ju toetavalt teha. Aga jääjate osas, et kui me mõtleme neile, kes jäävad, me just kui nad on hoitud, neil on täna töö olemas, nad jätkavad meiega. Ometi nad on täiesti uues olukorras. See on tõsi, et kindlasti teeb see olukord ju ärevaks ka neid, kes täna veel organisatsioonis jätkavad ja kannavad selle võrra tegelikult ka suuremat vastutust aidata organisatsioon sellest keerulisest ajast üle. Et siinkohal see konkreetne soovitus on ikkagi otse pöörduda nende poole ja küsida, kuidas nad ennast tunnevad ja kuidas on nende töötamise kogemus täna muutunud, et millised on siin need võimalused, kuidas me saame neid toetada, et me saaksime üheskoos tiimina ikkagi oma eesmärgid täita. Just, sest kui me võtame selle mõtte kokku, siis bränding ei ole täna ju mitte midagi muud kui endiselt. Meil on äri ja eesmärgid, kuhu suunas liikuda ja me teeme seda koos inimestega. Et fookus ja hoitus peab olema mõlemal juhul tagatud. Et aitäh sulle nende mõtete eest! Aitäh, Kadri! Aitäh!